Ja Petrone printi reisid ja raamatud podcast. Siin on kirjastaja Epp Petrone ja siin on minu Hiina autor Jens Veende ja minu Belgia autor Johanna Adojan. Ja teid ühendab päris mitu asja. Näiteks see, et te olete mõlemad minu sarja raamatu kirjutanud, aga ka see, et teil on tegelikult ühist nii Hiina kui Belgia suhtes. Sina, Jens, elad Belgias praegu. Pärast seda, kui sa tulid tagasi Hiinast, siis sa jäid mõneks ajaks elama Eestisse. Eestisse. Umbes... Ja läksite Hiina restorani. Ja leidsid omale ettekandja. Seal ma leidsin endal ühe väga ilusa ettekandja. Hiina kaunitari. Ja siis Hiina kaunitar viis sind Belgiasse. Ta viis mind Belgiasse, jaa. Mõtlege, kui kummaline globaalne külamees. et miks ta sind Belgiasse viis? Minu elukaaslane on oma hariduselt ooperilaulja ja ta õppis Tallinnas ooperit päris mitu aastat bakalaureuse. Aga siis tal ühel hetkel tekkis idee, et tahaks teha ka magistri. Ja ta sai päris kähku sisse ühesse Belgia ooperikooli, mis asub Monsis. See on siis Belgia Valloonia provintsis, prantsusekeelses osas. Ja ta ütles mulle, et tahaks väga sinna minna, et Jens kandideeri ka Belgia ülikoolidesse. Ooperilauliks. Õnneks mitte, aga finantsalale ja kandideerisin ja mõlemad saime sisse ja läksimegi. Inglise keeles õpid siis seal Belgias? Mina õppisin inglise keeles. Okay. Ja siis seal sa nüüd praegu siis oledki Belgias. Aga mis on Johanna, sinu lugu oli su vanematega seotud või mis viis sind Belgiasse? Mind viisid ka see, et ma olin just gümnaasiumit lõpetamas ja mu ema töötas sel hetkel haridusministeeriumis Tartus ja sai pakkumise, kandideeris siis Brüsselisse Euroopa Komisjoni tööle ja küsis siis perelt, et kas me tahaksime minna. Ma olin alati olnud väga vokaalne selle osas, et elu ikkagi peaks olema seiklus ja mulle väga meeldib reisida ja et tore oleks kuskil elada ja siis jõudiski kätte. Ja kuna ma siis täpselt enne, ja mulle muidugi meeldis see mõte ka Belgiast ja Brüsselist, siis selles mõttes, et peale gümnaasiumi lõppu ma mõtlesin, et eks vaheaasta. Mul oli siuke romantiline unistus, et õpiks prantsuse keelt, töötaks kuskil kohvikus, siuke vahva mõte. Ja siis ma kohtusin ühe väga toreda noormehega ja lahvatas suur armastus ja mis rahvusest noormehe? Eestlane, ka tartlane, trummar, džässtrummar. Ja ta oli samamoodi kooli lõpetamas ja arvas, et ta loomulikult tuleks siis kaasa, kui ma Belgiasse kolin. Aga tal oli ikkagi selline mõte, et tahaks õppida. Ja ta leidis siis mitte Brüsselis, aga Antwerpenis kooli, Kuninglik konservatoorium, kus siis trummidega edasi tegeleda. Ja kandideeris sinna ja kui ta juba selle nagu koolivärgiga tegeles, siis ma mõtlesin ise ka, et mis ma siis ikka passin, et ma siis otsin ka ikkagi midagi, mis mulle meeldib teha, fotograafia, kirjutamine ja ühesõnaga kokkuvõttes ma läksin ka õppima selle konservatooriumi siis sõsarkooli Kuningliku kunstiakadeemiasse. Aga siis sa Brüsselis kunagi ei elanudki, et su vanemad olid Brüsselis ja sina olid alguses ikkagi elasime mitu kuud, et me otsisime sinna, me kolisime nagu enne kooli ja otsisime veel korterit mõnda aega ja ühesõnaga ma jõudsin töötada Brüsselis, lapsehoidjana väga tore oli ja oli siuke nagu Brüsseli periood ka, aga see ei olnud väga pikk, et see oli mingid kuud. Ja siis pärast käisime tihti Antwerpenist Brüsselis, näiteks pesu pesemas vanemate juures, ma ei tea, kuidas ma selle peale ei tulnud, et odavam võib-olla oleks pesumajja minna, siis me ikkagi oma suurte pesukottidega rändasime iga nädalavahetus rongiga. Ja mismoodi Antwerpeni ja Brüsseli vahet sõita?
seal on rong sõidab 45 minutit Jah, umbes. Noh, kiir- erinevaid kiirrong, ronge on jah, oleneb kui palju neid peatuseid on. Ja jah, nii et no ikkagi, noh, alguses kindlasti käisime rohkem Brüsselis, aga... Sinul ei ole Brüsseli perioodi olnud? Mul on väga suur Brüsseli periood olnud ja kuna minu kool asuski Brüsselis, selge. aga me elasime Monsis, Valoonias ja mul oli ka rongidega iga päev sõiklusi, kuna rongid vähemalt selles prantsusekeelses osas on väga, kuidas öelda, kunagi ei tea, kas nad tulevad ja kui tulevad, siis jäävad ilmselt hiljaks sihtkohta. Et alati pidi vähemalt jätma 2 rongise puhvri, kui tahtsid õigeks ajaks kohale jõuda. Ahaa, no hakkame koguma neid soovitusi ja nippe, et ärme usalda Belgia ronge. No selles mõttes, Prantsuse osa ronge. Rongid olid ikkagi kõigist kõige usaldusväärsemad ja bussid, need olid täiesti lootusetud mu arust. Et kui nagu Antwerpis vähemalt linna sees, kui bussiga sõita, see oli nagu, noh, see oli üldse täitsa mõttetu, et see on mingi graafik oli, et rongid, noh, sa teadsid jah, et ilmselt noh, minimaalselt hilineb, aga see on juba miski, millega sa arvestasid, on ju. Et kokkuvõttes nad olid ikkagi toredad ja neid oli palju. Aga, ja nad olid odavamad kindlasti kui Eestis näiteks, aga ja kindlasti tasub võtta puhver. Milline see linn siis Brüsseli linn on, et kas oskaksite kuidagi 2 peale siis kirjeldada oma Brüsseli perioodide peale kokku? Ma arvan, et Brüssel on, see nagu peegeldab sulle väga palju tagasi seda, milline sa ise oled ja mida sa otsid. Mulle on alati Brüssel väga meeldinud. Seal on palju põnevaid selliseid eriilmelisi linnaosasid ja rohelust, vanakraamipoode ja seal on lihtsalt tore ka nagu inimesi jälgida, see kõik on selline väga kirev ja väga elav ja palju toimub kogu aeg. Mulle mõjub see kuidagi niimoodi nagu elujaatavana ja see annab mulle energiat. Samas ma tean inimesi, kellelt see võtab energiat, et see, et on igal pool möll või midagi toimub, et siis, või on näiteks palju prügi. Noh, et kelle jaoks see on prügi, kelle jaoks minu jaoks on aarded, on ju. See ei ole sinu kirjutatud raamatiks ja see teine minu Brüssel on nagu pikk peatükk sellest prügist ja väga meeleolukas ja meeldejääv. Ja noh, sealt mu arust selle Inga raamatuga tuligi väga nagu lahedalt välja see, et kuidas ta nagu kurtis, et ta prügi on palju, see jääb ette, see võtab palju tähelepanu. Mina olin nagu selles teises otsas, kus kõik mu mööbel tuli tänavat, et ma olin nagu jube õnnelik. Et mina sain aru sellest, et tegelikult Brüssel on üsna New Yorgi moodi, sest New York on ka selline jumala suvaline, boheemlik, räpane, väga kirev ja tõesti, et lähed sisse mingi teise nurga alt, sa näed hoopis midagi muud. Et tundub, et neil on midagi sarnast. Aga mis sina räägid oma Brüsseli perioodist? No mul on kahjuks Brüsseli kohta valdavalt negatiivsed emotsioonid ja no mulle tundub sellise hästi ohtliku linnana, kus ma tahan võimalikult vähe aega seal veeta. Et mulle meeldib Flandria ja meeldib Valoonia, aga Brüssel ei. Ja kõik algas sellest, kui ma läksin sinna kooli ja kohe esimesel kuul korraldati terrorirünnak. Kahjuks 500 meetrit minu kooli kampusest oli üks laskmisincident. Aga see polnud sugugi ainus asi, mis juhtus, et ma pidin minema läbi Brüsseli põhja rongijaama, et kooli saada. Ja see on üks Euroopa ohtlikemaid rongijaamasid, kus iga kord pead vaatama üle õla, et kas keegi tuleb sulle ligi, et rahakotti ära võtta või midagi. Punaste laternate tänav. Ja Punaste laternate tänav on seal ja inimesed reaalselt magavad seal tänavatel ka talvel. Ma ei tea, kuidas nad ellu jäävad ja kas nad jäävad ellu, aga see oli kultuurishokk minu jaoks. Ühesõnaga peab neid linnaosasid teadma, kus olla. Ma olen ka kindlasti väga sinisilmne. ja tegelikult see on täpselt sama New Yorgis. Jah, et see, et ei ole mõistlik ilma eeltööta hakata seal riske võtma. Nii, aga enamik lende ju lendab Brüsselisse. On nii, et sinna on kõige soodsam Tallinnast minna. Ja kui me oleme siis seal Brüsselis, kuhu me siis võiksime sealt veel edasi suunduda. Et see viib meid
äkki siis Antwerpenisse, kuhu, kas sina, Jens, oled just kolimas Antwerpenisse või? Ma olen just hiljuti kolinud juba oled seal, ja. Nii, aga tehke meile nüüd siis samasugune lühitutvustus, et milline see Antwerpen siis on. Peale selle, et ta on üle planeedi tuntud kui üks teemanti pealinn. Jah, tavaliselt ongi tuntud kui teemanti või moe pealinn, ma arvan. Ma arvan, et sa võiksid ikkagi alustada, sul on nagu selline värske mulje, mul väga uudishimulikult ootan, et mis see esimene mulje on? No minu esimene mulje on samuti kõrvutades seda Vallooniaga, et kui Valloonia on selline boheemlaslik, inimesed väga ei tööta, ma ei tea, kas nad omavad töökohta või mitte, aga asjad liiguvad hästi aeglaselt seal Valloonias kui üldse. Ja see on siis prantsuse keelne? See on see prantsusekeelne osa Belgiast ja prantsuse stiil. Ja samas, ja siis Flandria ja Antwerpen on täitsa vastandlikud selle suhtes, et inimesed on töökad ja haritud, ütleme kohe välja, et oskavad inglise keelt. Valloonias võib-olla iga 10. inimene oskab sinuga inglise keeles vestlust pidada. Antwerpenis oskab iga inimene, isegi vanainimesed. Ja jah, et see oli minu esimene mulje. Ma arvan, nii palju kui nagu Antwerpenis kohalikud mul näiteks koolikaaslased rääkisid siis nagu sellest prantsusekeelsest osast oli alati see nagu stereotüüp võib-olla oli selline, et seal elavad sellised nagu peened inimesed ja siis Antwerpis on nagu selline hollandipärane nagu boheemsus tuli just nagu sealt poolt niipidi välja, et on kuidagi nagu vabam. Samas seda inimesed on töökad kindlasti ja kõik teevad palju igasuguseid asju, ma arvan Antwerpeni ja Brüsseli võrdluses see on umbes nagu Tartu ja Tallinn, et mõlemad on nagu täiesti oma nägu, aga mõlemad on väga toredad, olenebki, mida sa otsid. Et mulle Antwerp väga meeldis, aga ma mäletan, et kui mul näiteks ema käis Brüsselist külas, siis ta alati ütles, et Antwerpis on nii mõnus ja siuke rahulik ja ei saa öelda, et ta on nagu aeglane, aga ta on ikkagi nagu teise tempoga. Samas kui mina käisin Brüsselis, ma alati mõtlesin, et nii nagu siuke raju, lahe, et Brüssel on kõik vinge, et aga kuidas see teema siis ka igapäevaellu või tänavatele paistab? No sellega mul on üks tore lugu. Ma arvan, et võib-olla Antwerpis, mida oleneb, kus täpselt nagu ka linnas liikuda, aga kui sa näiteks lähed laupäeva hommikul välja, siis sa tead, mis tänavad on sellised nagu jõukamad ja sa näed nagu palju kuidagi, ma ei tea, kuidas öelda, peeneid inimesi. Võib-olla see on see, mida ma lihtsalt tunnetasin. Teemantid kuidagi läigivad vastu. Nojah, et sükest nagu keskmist jõukust on palju. Aga kas ehteid osta on siis ka kuidagi soodsam ja kas seal on nagu erinevas hinnaklassist teemanteid? Antwerpis, kus juures on väga lahe teemanti muuseum. On see selline sooduspakkumine. Tavalise Harju keskmise eestlase teemantid asuvad muuseumis, mida hinnaga minna. Mul oli siis, kus juures see oli ka koroona aja lõpp, ma olin lapsehoid ja üks tore pere oli, see naine oli soomlane, mees mu arust äkki oli Austraaliast, kui ma nüüd õigesti mäletan. Ja nad elasid kuskil seal Lõuna-Antwerpis vee lähedal ja ma käisin siis nende lapsi hoidmas, et tüdruk oli siuke lasteaiaealine või eelkooli ja poeg oli siis 8-kuune. Ja põhiliselt ma olin sellele pojale siis nagu padjaks, et talle ei meeldinud üksi magada voodis, nii et siis ma lamasin kuskil diivanil või voodis ja siis ta pandi mulle niimoodi rinna peale ja siis ta nohises mõnusalt ja siis ja tudus või siis ma mängisin selle vanema tüdrukuga mingeid mänge ja vahepeal ma tegin selliseid ülesandeid, et ma käisin näiteks taarat ära viimas või toidupoes või selliseid igapäeva asju lasteaias vastas. Ja siis kui oligi see oli nagu koroona aja lõpp, et tohutult palju inimesi ikkagi nagu tänavatel ei liikunud, aga samas see, mis ma tegin, see ei olnud kuidagi nagu illegaalne, et ma oleks pidanud mingis oma mullis olema või midagi. Aga siis üks nendest kordadest ma mäletan, et ma jalutasingi kas siis poodi või pudeleid viima ja ma nägin, et maas sädeleb midagi. Ja ma mõtlesin,
mingi käevaru, läksin lähemale, vaatasin, võtsin kätte ja vaatasin ümberringi, mitte kedagi ei ole. See oli selline kullast käevaru, mingi kivid olid seal peal. Kaalusin seda pihus, mõtlesin, et ei tea, kas on nagu mingi HM ja kiirmood või on nagu mingi päris värk, suhteliselt põnev. Siis mõtlesin, et mis ma siis sellega teen. Mõtlesin, ma ei tea, natukene nagu on raske. Mõtlesin, et okei, kuna siin niikuinii kedagi ei ole, mul ei ole seda kuhugi viia, kõik kohad olid kinni. Et ma panen siis praegu taskusse ja ma pärast vaatan, mis ma sellega teen. Ja päev läks mööda, lõpuks ma õhtul lonkisin koju ja uudistasin siis seda käevõru ja vaatasin, et see sees oli mingi brändi nimi. Googledasin siis kohe, otsisin, et mis bränd on ja siis tuli välja, et see on kullast käevõru, Antwerpeni ehte disainer. Seal on 49 teemanti peal ja selle väärtus oli, ma enam ei mäleta, see on mingi 3500 eurot või midagi sellist. Super ilus, ses mõttes see sädeles tõesti nagu ma kodus pärast korralikult vaatasin. Taga võis olla, kuidas, ega väga lihtne ei ole lihtsalt käevõru ära kaotada. Kusjuures selle... Kas oli mingi tüli taga või mingisugune... Eriti kuna seal ei olnud kedagi, see ei ole umbes, et teatri lähedal keegi pani sättis ennast üles või midagi, see oli nagu suvaline piirkond. Ja siis ma mõtlen, selle kodulehel oli veel, et see on nagu bängl käevõru, mis tähendab, et neid nagu tavaliselt kantakse mitu tükki korraga. Ja ma mõtlesin, et appi kuskil Antwerpis keegi lihtsalt kõnnib keset päeva tänaval, võib-olla tal oli 5 tükki siukseid, üks kukkus ära. Ja siis ma mõtlesingi, et mida siis selle käevõruga teha, et kas mul ei ole seda seal ju kuhugi viia. Otsisin, et kas Facebookis on sellist nagu leitud asjade gruppi, nagu Eestis on, ei eksisteeri. Aga kui see ka oleks eksisteerinud ja ma oleks selle sinna pannud, siis kindlasti sellel oleks väga palju omanikke olnud, kes seda väga igatsevad. Siis ma mõtlesin, et kas ma peaks selle politseisse viima. Ja jällegi jäin nagu oma keskis nuputama, et aga kui kellelgi lihtsalt ära kadus selline käevõru ja seal ei ole ühtegi mingisugust silti, kas ta üldse tunneb sellest puudust, kui see satub politseisse, mis nad sellega teevad, mis sa muretsid, jätsid endal, eks ju? 2 varianti, jätsid endal või müüsid maha. No ütleme nii, et see on tuleviku korteri fond. Ja ma aeg-ajalt võtan selle välja. See oli mul tegelikult Belgia raamatu esitlusel käes. Aga ma väga palju ei julge seda ikkagi kanda, sest et seal on 49 teemanti. See on nagu kõige kallim asi, mida ma oman. Aga ma aeg-ajalt vaatan ja mõtlen, et ainult Antwerpis. Kuskil mujal ei oleks see võimalik. Ühesõnaga väike nipp nüüd on see, et kui me näiteks läheme Antwerpenisse, siis tasub jalutada, silmad maas hoida, vaadata, mis maas on. Et sealt võib leida kuldkäevõru 49 teemantiga. Jah. Räägime rahvastest, et Belgias on ju nii palju erinevaid, väga palju erinevaid rahvaid koos, aga nüüd seoses nende teemantidega mul tuli kohe meelde, et teemantid on ju juudi rahva pärusmaa, nii nagu on New Yorgis samamoodi. Ka New Yorgis on oma teemantiäri, on oma kullaäri, absoluutselt 100% kõik see nagu kõrgklassi ehetemajandus on juudi kogukonna käes. Et kas Antwerpenis on samamoodi? Antwerpenis on küll väga suur juudi piirkond ja seal samas kohe on ka Teemanti tänav. Kas on natukene siis näha, kas need nagu mingid workshopid on avatud ka sellisele Harju keskmisele turistile, et ta saab sisse minna vaadata, kuidas juudimeistrid teemantit lihvivad või absoluutselt võimatu midagi seda näha? Kusjuures ma arvan, et nendes poodides on võimalik käia. Ma ise kunagi ei julgenud, sest et see tundub ju nii peen, et kui sul on terve vitriin on kuldehteid täis, ma nagu üliõpilasena kunagi ei tundnud, et mul võiks sinna asja olla. Kunstitudeng elasite oma vanakraami ärides ja niimoodi. Aga ikka oli mingisuguseid, ma arvast need mingid põhiteemati keskused, seal need on ikkagi nagu trellidega, siuksed turvatud hooned, et see, aga jah, see piirkond on kohe seal rongijaama kõrval. Kas siis on niimoodi, et juudi kogukond ka elab seal samas ja need samad teemantid, kuidas ma siis ütlen, laod ja poed ja kõik see on see sama piirkond siis? Jah, seal on suur park ja pargi ümber ja see on hästi suur kogukond Euroopa üks suurimaid. Ja selle tunneb kohe ära, sest et
kohe, kui ma bussiga sõitsin selle silla alt läbi ja sisenesin sinna juudi kogukonda esimest korda, siis nägin kohe, et tänavatel on mehed kübaratega, torukübaratega. Et ma olen väga naiivne sellel teemal, et ma ei tea, mis ortodoksed, aga ja neid on väga palju erinevaid ja. Aga et väga huvitav oli vaadata neid ja jäingi vaatama, et pidingi nagu endale ütlema, et võib-olla pole niimoodi viisakas, et siis nagu murdsin selle silmside, aga ei, väga põnev oli. Mina ei kujuta, et ega seda ei saa ju kuidagi pahaks panna, et sa vaatad nagu teist kultuuri. Aga ma tean täpselt, mida sa mõtled, sest et sellel ajal, kui mina elasin, ma ei ole käinud Antwerpenis, ma olen New Yorgis, elanud New Yorgis ja kogu aeg nagu paralleelreaalsused niimoodi, et sa oled kusagil loomaaias ja vaatad inimesi, kes koos sinuga loomi vaatavad. Sest väga palju juudi peresid käib kogu aeg loomaaias ja siis seal nagu piilud ja vaatad ja siis see väike laps, minul oli laps, et aga kogu aeg nagu vaatas neid ka, et nad nagu sai aru, nad on teistmoodi ja nad on nagu huvitavad, hästi tugev kultuur. Et see on kindlasti üks asi, mida saab vaadata. Kas Brüsselis on ka juudi kogukond või see on ka Antwerpeni asi? Minu teada on see Antwerpeni asi ja kuna Brüsselis on pigem hästi palju araablasi, et neil on lausa oma eraldi linnaosa. Molenbeek on üks nendest, kus on hästi palju morokkolasi. Morokkolased ongi kusjuures Belgia number 1 immigrandi grupp. Neid on üle 300 000 Belgias ja neil on täitsa oma kultuur seal ja muidugi on küsimused, et kui hästi integreerunud nad on siis, kui neil on oma linnaosa sisuliselt, aga ilmselt ei ole, aga ma küsiksin nüüd seda, kas seal ongi nüüd see teema, et see ei tundu sulle turvaline, kas see oli see sama, mis sa enne ütlesid, et sulle Brüssel ei tundu turvaline, et need ongi need samad araabia linnaosad? Ja näiteks see Molenbeek, see pole selline koht, kuhu nagu tahaks õhtuti minna, eriti kui oled naine, et ma olen kuulnud, et minu klassikaaslased, kes pidid sellest piirkonnast läbi kõndima mitmel korral, et mehed tänaval hüüavad neile ja vilistavad ja et igasugu selliseid juhtumeid on seal olnud, et ma arvan, et see oleneb väga alati ka inimesest ja kohast, et samal ajal, kui ma mõtlen tagasi näiteks sellele, kuidas ma reisisin kunagi Marokos ja Marrakechis ja siis kuidas ma jalutasin õhtul ringi, igal pool istuvad vanamehed, ei tinuta nagu Eestis mingisugust viina, kõik jõid teed, kõik jõuavad nagu mõnusad, siukest suhkrust, rohelist või piparmündi teed, et see oli nagu väga selline mõnus. Taaskord jälle mõnikord ma olen sinisilmne, aga et see, ma arvan, mingid sellised linnaosad ja eraldi alad, need nagu võivad omaette tekitada neid probleeme ja kindlasti see ei ole seotud mingisuguse rahvusega ja see võib-olla on ka nagu... No ära nüüd liiga poliitiliselt korrektnegi ole, et ütleme ikkagi konkreetselt on teatud linnaosad, mis on öösel pimedas hirmsamad. Ja araabia linnaosad on seda. No ma arvan, et see on väga palju on sellel pistmist linna planeerimisega ja igasuguste nagu erinevate asjadega. Et ma arvan, et on ebaaus kedagi mitte süüdistada, aga niimoodi nagu... Aga ma tegelikult küsiksin, et juudi linnaosa Antwerpenis on küll väga turvaline, ma arvan. Kas on nii? Et ma mõtlen nagu oma kogemuste pealt võtta, et nemad pigem leiad sa sealt teemanteid maast. Nad hoiavad väga oma ette, et on oma toidupoed ja oma... Isegi silmsidet on ju raske saada, et nagu selles mõttes selles skaala teises otsas pigem, et keegi, mis asja keegi ei vilista sulle järgi, sa ei saa mitte ühtegi silmsidet inimesega lihtsalt isegi. Mina seda muidugi ei teadnud kohe, minu esimene kooliprojekt oli, me pidime... Ma ei mäletagi täpselt, millest see oli umbes nagu piiridest või midagi ja pidime siis mingi fotoprojekti tegema ja ma ei tea isegi, mis põhjusel ma otsustasin, et ma teeksin selle siis juudi piirkonnast olles siis paar kuud Antwerpenis olnud
See tundus selline intrigeeriv ja ma lugesin palju ja siis ma tegin portreesid niimoodi, et ma jalutasin seal ringi ja küsisin kohalike käest, et kas ma võin neist pilti teha. Ja no ma arvan, et siuke 3/4 ütles ei ja oli täitsa selline, et noh, nagu tundsid ennast või noh, et tundus imelik, et ma üldse neid nagu kõnetasin või kuidagi nagu ja ma tundsin ennast halvasti. Aga need, kes olid valmis pildi peal olema, nad olid nagu tohutu laiade naeratustega ja need on nagu väga vahvad ja lahedad pildid. Ja neid ma sain ikkagi päris korraliku portsu kokku. Nii et ma mäletan, et kui mul oli selle projekti kaitsmine ja ma nüüd, ma ei tea, 20 pilti seinale panin, siis kõik olid tohutu üllatunud, et kuidas mul see veel õnnestus. Et ma sellised projekt nagu portreed sain tehtud. Et sul õnnestus neid juudi, ikkagi ortodokseid juute pildistada. Jah, jah, ma mäletan, et see oli jah, kõigil nagu suur üllatus, et ma ise tundsin, et ma ikka kukkusin täitsa läbi, et nii palju oli nagu neid eisid ja palju pildid jäid tegemata ja küll sai nagu väike valik, aga tegelikult see oli väga suur ja hea valik. Mis rahvaid siis me veel võiks puudutada? Loomulikult Brüsselis on vist kokku 150 erinevat rahvust esindatud, kui ma õigesti seda suurusjärk on kindlasti õige. Neist ma kõigist ei jõua kõnelda. See on belglased. Kas belglased nagu üleüldse on olemas selline rahvus, kui nüüd nagu enne oli juttu, et nad on nii erinevad, kes elavad prantsusekeelses, on hoopis teistmoodi. Kas on olemas üldse selline nagu mingi ühine Belgia rahvuse tunnetus teie arust? Mul on sama küsimus, et mulle tundub, et ei ole sellist ühist Belgia identiteeti inimestel seal. Et võt ongi nagu sa ütlesid, et on Prantsuse identiteet ja siis on see Flandria identiteet. Ja Brüsselis oli üldse on, noh, paranda mind, aga minu meelest mingi 14 või 16 erinevat linnaosa, millal on oma valitsused. Saksakeelne osa. Ja siis on saksakeelne osa veel, mis on väike, aga siiski. Et jah, et riigil on ju 3 riigikeelt. Et... Ma arvan, et see on ikka nii nagu samamoodi nagu Eestis, et on nagu laias pildis nagu tartlased räägivad uhkusega, et nad on tartlased ja tallinlased on tallinlased ja kõik igal pool. Aga meil on ikkagi ühine keel. Ja aga siis, noh, see tuleb meil ju meelde siis, kui on nagu laulupidu või midagi, siis järsku on kõik siuke armastav Eesti ja kõik hoiavad väga ühte, et sellist ühtehoidvust muidu ju, no ja või kui me kellelegi räägime Eestist, et ma arvan, et Belgias on samamoodi. No kuidas see võib tulla Eurovisiooni lauluvõistlusel, tuleb see, et tuleb rahvas kokku. Belgias, ma arvan, Belgias on samamoodi, et noh, et nad nagu jalgpall on tähtis Belgias või? Ma olen kõige tähtis, on jah, okei. No siis ilmselt ongi, et jalgpall ja Eurovisioon, et siis tekib rahvus. Ja no belgised ise nad teevad mu arust enda üle väga palju nalja, neil on väga must huumor ja see nagu klapib eestlastega väga hästi ja just see oskus nagu enda üle nalja teha, et see on miski, mis neid nagu liidab ja ma arvan, mis meid nagu eestlasi ka liidab, et me kuidagi saame aru, et me sellised oleme nagu me oleme natukene kõige paremas mõttes opakad, on ju, aga ka sellised nagu kombed, ma mõtlen, et 2 inimest, 2 tuttavat saavad kokku, kas siis kallistatakse, musitatakse 1, 2 või 3 korda, on ju, et see on ju väga erinevates Euroopa riikides, aga kas Belgias on need kombed siis ka riigi piires erinevad? Olete märganud? No seal prantsuse keelse osas tehakse jah 2 musi, nii palju kui ma tähele panin. Isegi mehed vahepeal teevad üksteisele. Et kuidas seal Flandris on? Ja Antwerpis ka kõik musitasid kogu aeg, aga mu arust oli ikkagi ühele põsele. Ja ka siis, kui sa kellegagi nagu esimest korda tutvud, et kui sa istud nagu näiteks 15 inimesega kuskil lõunasöögi või ma ei tea, õhtusöögi lauas ja kellegi on tulnud sõber kaasa, siis ta tuleb ja musitab kõik läbi, mitte mingi küsimustki ei ole. Kuigi sa näed elus esimest korda. Ja see on nagu väga, see oli nagu väga mõnus selles mõttes, et see nagu murrab kogu jää. See nagu kunagi ei pea mõtlema, et mida teha. Et noh, et kas ma ulatan käe, kas ma kallistan, mis kummale põsele, et sa lihtsalt tead kõik nagu kellega sa kohtud, sa lähed, teed selle nagu musi põsele,
Seal ei ole ega nagu see mitte mingit musitamine küsimust. niisama lihtne ju ka ei ole, et see vajab teatud harjutamist, et üleüldse aru saada, et kes kellele musitab, kas päriselt tehakse musi või lihtsalt nagu lastakse korraks nagu kaks nägu enam-vähem kokku. Mina mäletan oma sellest erinevatest kogemustest ja just on seda nagu ühes kohas ära harjunud, näiteks mul oli Lõuna-Inglismaal, need seal ka musitavad, mitte igal pool Inglismaal, aga Lõuna-Inglismaal. Ja siis ma läksin Ameerika Itaalia perekonda, jälle hoopis teistmoodi musitamine, lihtsalt nagu puht tehniliselt teistmoodi. Ja no on teil seda kogemust? Ma tean, et seal üks asi, mille ma ära unustasin, oli see, et mu arust vist sünnipäevadel nad teevad äkki 3 musi. Et muidu on alati see nagu kiire põse peale, et sa ei tee nagu musi, vaid sa pead nagu põsed kokku ja siis teed selle hääle nagu ära. No vot, see ei ole tegelikult musi, on ju. Et no nagu läheb mingi korralik eestlane, nüüd tuleb musitama, aga päriselt mingi musitama. Ei, no ma tahaks seda eestlast näha, kes musitama läheb päriselt. Aga noh, proovib sisse elada. Et muidu see jah käis nagu kiiresti ja siis jah, kui oli see nagu sünnipäeva õnne soovimine, et siis on nagu ühele poole, teisele poole. Selleks mul alati meelest ära, et siis oli siuke puterdamine, aga muidu oli nagu lihtne. Aga kuidas on, et mul pole veel Antwerpenis sõpru tekkinud, aga kui hakkavad tekkima, et mis hetkel ma peaksin seda musitamist alustama ja kas mehed eeldavad ka, sa oled 2 kuud hiljaks jäänud, kas sa seal 2 kuud elad? No ma arvan, et võib-olla selles mõttes, et okei, näiteks kui sul on mingid õppejõud või ülemus, et siis keegi, kes on sinust nagu oluliselt vanem, et siis võib-olla kohe ei tasu minna niimoodi põsed vastamisi. Aga muidu ilmselt kui keegi ennast tutvustab, siis ta ikkagi nagu ta tuleb ja teeb selle otsa ise lahti ära, siis lihtsalt ehmu. Aga mehed omavahel siis ka? Ikka ja kõik see ei ole mingi, selles mõttes keegi isegi ei mõtle selle peale 2 korda. Ma mäletan minu Prantsusmaa ja ka minu Pariisi raamatus mõlemas on ikka päris palju sellele ruumi pühendatud. Et see on ikka päris keeruline teadus, et kellele ja mitu korda tuleb musi teha. Ja no seal ongi võib-olla see, et kui belglane ja prantslane saavad kokku, mis siis saab või et nagu, et kuidas nad omavahel oma musitamise teevad, aga eestlastel on ikka hea lihtne. Ja. Et on tunne ja siis teed kalli ja ei ole aja mõelda, kellele mitu korda musi peab tegema. On sul veel küsimusi Antwerpenisse sisse elamise teemadele? Et kas olid mingid kombed nendel belglastel, no kui saame üldse öelda belglased seal Antwerpenis, mis sulle külge ei hakanud, et kas olid mingid asjad, mida sa ei suutnud aktsepteerida või mis lõpuni jäid nagu imelikuna tunduma? Kas mingid toidud või kombed või traditsioonid või midagi sellist? No, ma arvan, et kõige need levinumad Belgia toidud, mida me teame, nagu näiteks friikad, vaflid, need on kõik nagu super head. Väga palju on ka muidugi rahvusvahelist kööki, aga siis need mingid teised klassikalised Belgia toidud, mis on mingid lihavastmed ja mingid küülikud, ma pean ütlema, neid ma ei katsema, neid ma liiga palju ei söönud. Ja hobun on ka teema seal ju, hobuse liha. Sellega mul on ka kahjuks ainult halb kogemus, millest ma liiga pikalt ma sellele ei pühenda aega, aga ma ühe korra kogemata on hobuse liha söönud ja ütleme nii, et see väljus minust, kui ma jooksin ülevalt korruselt alla korrusele, nii et ma oksendasin täis lae, terve trepi, toa ja siis terve vetsu. Sa lubasid sellest tegelikult rääkida. Ma rohkem detaile ei jaga. Aga kas see nagu kuidagi ära hoiatust ei ole juures, kui nagu lähed hamburgerit näiteks ostma ja võid sealt lihtsalt saada hobuse liha? No, mul oli see kogemus Lõuna-Belgias, ma mäletan, me reisisime perega ja mu isa lihtsalt ta nägi, et menüüs oli hobuse liha burger, nii et ta oli lihtsalt uudishimulik ja mina mõtlesin ei. Ja siis ma tellisin mingi teise toidu, aga see liha oli täpselt seesama seal mõlema toidu sees siis on ju. Et see minu poolt ei olnud vabatahtlik. Aga ja muidu ma arvan, et ikka ainult väga palju pigem selliseid häid ja julgustavaid kogemusi, et belglased on, mul on tunne ka tänu asukohale ilmselt, aga nad on nagu ja sellele, et on nii rahvusvaheline, nad on nagu kõigega väga kursis ja nad elavad kaasa ja nagu poliitilistel teemadel uurivad ja nad on nagu väga uudishimulikud ja kuidagi sellised. Et nagu lihtne on sisse elada.
jah, ja no kunagi, kuna seal ongi just nagu nii palju väljastpoolt tulnud ka või erinevaid kultuure, siis nagu minu puhul ma näiteks kunagi ei tundnud, et ma olen nagu keegi nagu võõras ja et mulle vaadatakse kuidagi teistmoodi või noh, et see on nagu ma ütlesin, belglaste enda jaoks on kindlasti nagu teistmoodi, aga kuidas nad seda tunnetavad, ma isegi ei tea, aga lihtsalt, et nagu eksperte oli lihtsalt nii palju, et ei teki sellist tunnet, et kõik teised on nagu kuidagi koos ja mina olen sellest ringist väljas, sest et kõik teised, kõik olidki kuskilt tulnud ja olid nagu selles koos, mis on väga mõnus soe tunne mu arust. Et jah. Kultuuriline segupott. Jah. Aga mis sina teed praegu Antwerpeniselt? Sa oled juba kuidagi paika ennast saanud seal või alles otsid? Ühest küljest ma teen väga palju seal ühest küljest, aga teisest küljest ei tee praegu midagi, et otsingi tööd endale. Aga kas see, et sa hiina keelt oskad, on sulle ka seal kuidagi trumbiks või? Kusjuures Antwerpenis on üks Euroopa väheseid Hiina linnu, aga seal eriti töövõimalusi ei leidu. Ma mõtlesin rohkem nagu rahvusvahelisel skaalal kuidagi, et ka jah. No on võimalik näiteks NATO-s saada Hiina analüütikuks. Ja no see on täitsa potentsiaalne karjääriidee isegi, et seal on nõue, et sa oskad hiina keelt teatud tasemel ja ma oskan sellel tasemel. Ja sul peab olema mingi analüütiline oskus ja ma olen töötanud natuke finantsis juba, et ja tegelikult ma tahaksingi oma hiina keele nüüd selle Belgiaga kuidagi siduda, aga ma pole veel aru saanud, et kuidas seda teha. Väga huvitav, aga jätame su sellele teemale mõtlema, aga mul on nüüd küsimus, kui minna Belgiasse, siis millal? Kas on ka kuidagi selline aastaaja rütmi soovitus või on iga aeg hea minekuks, kui on odavad piletid Brüsselisse ja sealt edasi? Ma arvan, et kevad on kindlasti hästi ilus. Seal on palju lilli, seal on ka linnades näiteks ringteed on tulpe täis istutatud ja nii edasi, et nagu kõik on väga värviline ja mõnus. Seal läheb natuke kiiremini soojaks. Suvi on ilus, aga suvi, Belgia suvi versus Eesti suvi. Eestis saad ujumas käia, mida kõike teha, et see Belgias on võib-olla natukene rohkem on sellist nagu linnaelu, aga ikkagi see on mõnus ja soe ja pargid on inimesi täis. Sügisel... Seal ei saa see ujumas käia? No. On nagu mingisugused ülerahvastatud? Mitte nii lihtsasti kui Eestis lihtsalt. Et, seal on ju üks rannakuurortlinn Knokke, aga see on ju Läänemeri seal, et külm, väga külm. Ja täis hästi palju koledaid suuri maju on seal. Ja, et... Ja sügis? Võiks ka ilus olla? Ja sügis on ka Eestiga võrreldes võib-olla natukene soojem, kuigi see aasta meil siin on ju täiesti, ses mõttes ei ole lund ega midagi. See ongi, ma arvan, nagu meil praegu on, see on siuke Belgia talv. Et lund võib-olla tuleb natukene maha, siis kõik on paanikas kohe. Ja aga tähendab siis Antwerpenis näiteks, et lõuna pool on kõvasti lund ja rohkem. Ja ma arvan, et kokkuvõttes on iga aeg ilus aeg, ilmselt sajab vihma. See on jah see Belgia stereotüüp, et sajab vihma 200 päeva aastast ja nii täpselt ongi. See on siuke õigustatud stereotüüp. Ja jalad saavad ilmselt märjaks, kui lähete sinna, aga selles pole. Kas on mingisugune rahvuspüha, mille ajal ei ole mõistlik minna võib-olla, sest et on just hästi palju rahvast igal pool või vastupidi, kes soovib mingit rahvuspüha kogeda, et kas on midagi sellist ka või ei ole rahulikud belglased nii hullult rahvuspühasid tähistamas, et see turismi mõjutaks? Need pühasid neil on igal juhul palju, et ma mäletan, et kooli ajal näiteks, kui oli kevad jõudus kätte, siis kevadel oli nagu mingi märts, aprill, mai. Seal oli nagu iga nädal oli mingi vaba päev, sest et oli mingisugune püha. See oli tohutult nauditav, mulle see väga meeldis. Aga et oleks üks suur püha, võib-olla ei tunnetanud nii hästi. Minu meelest ka mitte, et... Nii, et ühesõnaga
soovitame. Soovitame. Kui mitte ise, siis raamatu Minu Belgia abiga Belgiasse.